Eile hommikul Tartumaal Naost toimunud raske õnnetus, kus hukkus 2 inimest, ei olnud lihtsalt traagiline avarii. Mida tund edasi, seda enam hakkas lahti kerima jada, mida võib kohe kindlasti nimetada õnnetuseks, mis hüüdis tulles. Selgus, et selle kõige taga ja liiklusõnnetuses hukkunud 39-aastane Tarmo ilmselt sooritas selle õnnetusega enesetapu. Kusjuures vahetult ennem seda eile hommikul oli ta Tartus pussitanud oma endist elukaaslast. Samas oli tema vägivaldsust teada ka varem. Selliselt oli ta naist rünnanud ja kägistanud juba suvel. Neid intsidente elukaaslasega oli veel. Tegelikult oli ta juba teismelisena äärmiselt vägivaldne ja tapnud ka inimese. Ta on lühiajaliselt kinnipidamisasutustes viibinud. Retsidiivse kriminaaliga, keda oli korduvalt karistatud ja korduvalt väga pehmelt karistatud. Ja kui me mõtleme, et ta käis seda naist tülitamas ka nädal tagasi, eelmisel neljapäeval, käis politsei väljas ja ei võtnud mitte midagi muud ette, kui et lihtsalt lasi mehel minema minna kellegi teisega koos, siis mida me tahame? Oli näha, et ta ei jäta rahule, oli näha, et ta teeb midagi järgmisena. Et kui ta ühe korra on bussitanud, ta on saanud tingimisi karistuse, siis see hetk, kui ta seal juba oli selle ukse taga laamendas, oleks ta pidanud vangi minema. Täna on ka meil teada, et me oleme selle, ütleme siis niinimetatud paariga ka edasi tegelenud, kus siis teo toime pani ja aeg-ajalt ei saanud aru, et naisterahvas seda suhet ei soovinud ja ka uuesti ära leppida ja ka jätkata kooselu ja suhtlemist. Ja ta käis tal ikkagi pidevalt nii-öelda otsis kontakti ja siis vahepeal ka vägivallatses tema kallal? Täna me teame, et otsiti kontakte, vägivalla sündmused siin vahepeal meil ei ole kinnitust teinud. Lisaks lähisuhte vägivallale sattus ta päev varem joobes liiklusõnnetusse, aga ikkagi alastati ja mees jalutas koos kohale kutsutud kõrvalise abiga edasi. Tema varasem roolijoodiku karjäär on muljetavaldav ja seal on selliseid olukordi piisavalt. Teda on varem alkoholijoobes roolis tabatud. Eelnevalt on ka selliseid märke, mis kohe kindlasti ei viita õiguskuulekale käitumisele. Politsei möönab, et tuleb läbi viia teenistuslik uurimine, kas kõik on toimunud vastavalt seadustele. Omalt poolt ka Politsei- ja Piirivalveamet enda sisemiste käitumistaktikate ja asjade otsusest oleme alustanud siis sündmusanalüüsi, et vaadata, kas meie taktikaliselt oleme eelnevalt selle paariga suheldes lähisuhtevägivalla lahendamiste poole pealt ja ka tänased taktikalised tegevused on kõik olnud väga okei ja kas oleks saanud midagi teha paremini teistmoodi, et me ei oleks nii palju elusi kaotanud. Antud sündmus on juba selgelt väljunud kogukonna või piirkonna piiridest. Õhku jääb küsimus, kas oleks saanud midagi varem ära teha. Äkki on karistuspoliitika liiga leebe. Miks näiteks kohtunik ei rakendanud lähenemiskeeldu? Lähenemiskeeldu saab määrata kuni 3 aastaks, seda saab määrata ka elektroonilise jalavõruga. See süsteem on ikkagi ennast õigustanud. Miks seekord kohtunik seda ei määranud, ma ei oska öelda. No siin on vastuolu tegelikult vist terves õigussüsteemis, et miks küsitakse kõigepealt nii nõrka karistust vägivallatsejale, kellel on näha, et see on korduv ja see on muster. Siis ja miks ei vaadata varasemaid kuritegusid, miks seda ei arvestata ja miks ei mõelda kohe nagu selle peale, et selle vägivalla ohvri jaoks on eluliselt oluline saada lähenemiskeeld. Me küsime naiste tugikeskusega lähenemiskeeldusid üsna perioodiliselt ja me saame naistele neid väga harva. Kas selle õnnetuse tausta ametnike tegevust tasuks tõsisemalt uurida? Äkki ei reageeritud siiski piisava tõsidusega? Ma ei annaks ühtegi hinnangut, enne kui uurimine on lõppenud ja veel kord ka enne seda on kohtunikud rõhutanud, et tegelikult oleks vaja suuremat spetsialiseerumist lähisuhte vägivallale just kohtute poolt.